Tere õhtust, kallid inimesed! Mina olen Eva Esse. Ma sündisin aastal 1990 ehk peaaegu vabas Eestis. Mul ei õnnestunud aga seista Balti ketis ega viibida Alo Mattiiseni isamaaliste laulude esmaesitusel. Mul ei ole ka Eesti NSV-s elamise kogemust ja seda, kui jubedad need ajad tegelikult olid, olen ma peamiselt kuulnud ajalootunnis ja oma vanemate käest. Ühte ma aga tean. Nõukogude ajal ei tohtinud inimesed oma meelt avaldada. Valitsuse kritiseerimine oli keelatud ja sinimustvalge lipuga lehvitamisele järgnesid repressioonid. Seda aega, mille riigijuhtide üle nalja viskamise eest inimene vangi pandi, ei taha ilmselt keegi enam tagasi. Või noh, tuleb välja, et tegelikult aina rohkem inimesi siiski tahab. Aga sellest räägin ma pisut hiljem. Praegu aga tervitan nii teid, kallid televaatajad, kui ka teid, meie fantastiline võltspublik. Tänases Eestis on meeleavaldused lubatud ja see on üks oluline demokraatliku riigi tunnus. Ometi on viimasel ajal hakatud küsima, kas see peaks ikka nii olema. Kas koroonakriisi ajal Toompeal koroonapiirangute vastu meelt avaldavad inimesed peaksid ikka saama vabalt oma protesti väljendada või tuleks nad politseiautodesse pakkida ja minema viia? Vastus ei ole sugugi nii lihtne, kui esialgu võiks arvata. Sest kus jookseb piir minu sõnavabaduse ja sinu turvalisuse vahel? Kas minu õigus oma meelt avaldada kaalub üles sinu õiguse koos minu meelega endale viirust mitte saada? Just sellest ma tahan täna teile rääkida. Eestis on meeleavaldusel osalemine inimese õigusena kirjas ka Eesti Vabariigi põhiseaduses. Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Veidi vähem tuntud lõik Eesti konstitutsioonis lisab sellele põhiõigusele aga hulga piirangut. Seaduses sätestatud juhtudel ja korras võib protestimise õigust piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Ehk siis, avalda meelt, peaasi, et sa riigi julgeolekut ei ohusta. Avalda meelt, peaasi, et sa avaliku korda ei riku. Avalda meelt, peaasi, et sa kõlbluse vastu ei eksi. Avalda meelt, peaasi, et sa liikluseeskirjadest kinni pead. Avalda meelt, peaasi, et sa teisi ei ohusta. Avalda meelt, peaasi, et sa nakkushaigust ei levita. Aga mis saab siis, kui ma ei usu liikluseeskirjadesse? Või siis, kui minu meelest on Seelikus Mikk Pärnits igati kõlbeline, aga justiitsminister eelistas teda näha hoopis ülikonnas. Ja mis kõige olulisem, mis saab siis, kui protesteerija ei usu nakkushaiguse olemasolusse? Miks ma peaks kandma maski? Öelge üks ainuke põhjus, miks ma peaks kandma maski? Aga mis saab inimese õigusest meelt avaldada, kui tema õigust teiste inimeste õigust riivama hakkab? Siis tuleb meeleavaldaja õigust piirama hakata. Ja see paneb ta veel rohkem meelt avaldama, sest nüüd ei protesteerida enam suvalise seaduseelnõu või haruldase puu maha raiumise vastu. Nüüd häirib teda asjaolu, et tal ei lubata meelt avaldada. See on selline täiesti klassikaline nokk kinni saba lahti olukord. Selleks, et mõista protesteerimise ja sõnavabaduse keerukust, tuleb jälle tagasi ajalukku minna. Peamiselt muidugi lähiajalukku, sest kuigi Jüriöö ülestõus oli küll mäss rõhujate vastu, on popkultuur sellele sündmusele ka alternatiivset vaadet pakkunud. Huvitav, kas nad siin nüüd hakkavadki neid mõisasi põletama või? Sellest oleks küll kahju. Näe. Jüriöö. Eestlaste suurim ja olulisim meeleavaldus on olnud laulev revolutsioon. Ehk ajajärk, mida iseloomustasid Rasputini habemed ja kivipesuteksad. Me peame võitlema seni, kuni Eestimaa pinnale pole jäänud üht põlvepikkustki stalinisti.
Laulev revolutsioon koostas tegelikult hulgast meeleavaldustest, mille eesmärk oli Eesti Nõukogude Liidust eraldada. See eesmärk täitus. Kuigi oli mitmeid inimesi, kes eelistasid toonase vabadusliikumisega mitte kaasa minna ja vaatasid kõike eemalt. Ei saanud toona ju keegi päris kindel olla, millega see asi lõpeb. Seetõttu istusid ettevaatlikumad mehed kannatlikult kodudes ja leidsid sinimustvalge oma südames üles alles siis, kui laulva revolutsiooni võitja oli lõplikult selgunud. See oli selline massihüsteeria, kõik läksid, kõik olid hirmu Nõukogude korra ees kaotanud, minul seda hirmu polnud ka varem ja mina massipsühhoosidega kaasa ei lähe. Laulev revolutsioon ei jäänud vastu meeleavaldusteta. 1990. aasta 15. mail korraldas niinimetatud Interrinne Toompeal meeleavalduse, mis ähvardas muutuda vägivaldseks konfliktiks Nõukogude meelsete ja Eesti iseseisvuse pooldajate vahel. Seda mässu juhtis kunagine miilits Mihhail Lõssenko ja olukord läks suisa nii pinevaks, et toonane Eesti valitsusjuht Edgar Savisaar pöördus raadio kaudu rahva poole ja kutsus inimesi Toompeale appi. Ülemnõukogu ja Eesti Vabariigi valitsus kutsuvad rahvast valitsushoone kaitsele Toompeale. Interrinde ja töökollektiivi töönõukogu jõugud on Toompea lossi sisse piiranud ja seda rünnatakse. Kordan, Toompead rünnatakse. Toimub riigipöörde katse nii Tallinnas kui ka paralleelselt Riias seaduslikult valitud võimu kukutamiseks. Hoolimata ärevatest sündmustest õnnestus Eestil oma taasiseseisvus ilma ühegi inimohvrita kätte võidelda. Ja kui niinimetatud pronksiöö välja arvata, on edasised siinsed meeleavaldused olnud pigem väikesarvulised ja tekitanud huvi peamiselt ajakirjanikes. Näiteks 2006. aastal nõudsid üliõpilased ühiselamute elamustingimuste parandamist ja viisid oma protesti märgiks peaminister Ansipile reformvoodi. 2012. aastal pani Andrus Ansip inimesed meeleavaldusi korraldama aga oma kuulsa fooliumütsikese jutuga. ACTA teeb selle asja ära. Teate, see, kes midagi taolist väidab, see on seemneid söönud ja mitte neid seemneid, mida meie oma põldudele külvame. Tavaliselt niisugustel puhkudel, kui sellised kahtlused inimestel on, siis selle vastu aitab aeg-ajalt see, et pannakse fooliummütsi sisse. Mõned arvavad, et abi võib olla ka mullivannist. Ma ei tea, mis konkreetselt puhul võiks aidata, aga inimesed võiks otsida kusagilt abi. Oh jah, armsad sõbrad. Veel hiljuti oli Eesti suurim probleem ACTA ehk võltsimisvastane kaubandusleping, mis püüdis määratleda rahvusvahelisi norme intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks. Ja selline leping pani inimesed tõepoolest meeleavaldustele kogunema. Aga loomulikult tunneb Eesti ajalugu teisigi protestiavaldusi. Näiteks istus karusloomafarmide vastane protesteerija terve päeva Tammsaare pargis puuris. Haabersti ringristniku ehitamisel ette jäänud hõberemmelga kaitsmiseks ronisid looduskaitsjad sellele otsa. Põllumehed kinkisid igale riigikogulasele mängutraktori ja tuhanded eestlased sõitsid vabariigi aastapäeval Lätti, et avaldada meelt alkoholiaktsiisi tõusu vastu. Ja kes ei mäletaks kooseluseaduse vastaseid proteste või abordivastast elumarssi, mille muutis tähelepanuväärseks asjaolu, et sellel osalesid peamiselt surmad. Viimasel ajal on Eestis toimuvate meeleavalduste põhjuseks aga koroonapandeemia ja selle seljatamiseks kehtestatud piirangud. Aktsioonid said alguse niinimetatud Sõidame Eestimaa vabaks üritusega, mille korraldamise taga seisis teiste hulgas ka Kremli sidemetega MTÜ nimega Raditeli Estoni ehk niinimetatud Eesti vanemad. Meeleavaldajaid on aga eriliselt aktiveerinud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ehk NETS-i muutmine, mis sillutavad teed politseiriigi loomisele.
Kui protestijatelt küsida, et mis neid siis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse teksti juures kõige rohkem häirib, jagavad neid lahkelt selgitusi. Mille vastu te võitlete siin? Ma ei võitle mitte, ma võitlen selle seaduse vastu, mis nüüd võetakse, uus politsei seadus, mis põhimõtteliselt lubab inimesed kõik ära viia. Ära viia? No loomulikult. Okei, aga olete te seda seadust lugenud? Jah. Aga mis seal täpselt lubab ära viia? Seal on väga palju punkte, mis on väga karmis. Ja kuhu lubatakse viia inimesi? No põhimõtteliselt, kui sa ei nõustu nende tingimustega, mis näiteks nagu karantiin, testimine, siis siin põhimõtteliselt võib ükskõik kuhu ära viia. See seadus pole öeldud ja kuhu täpselt võid viia. Nagu küüditamine? Põhimõtteliselt jah. Ja ta annab seaduse, et pere juurest viia laps ära, kuna mingi pedofiil tahab hiljem. Nii. Siis sa põhimõtteliselt isa hakkab vastu, isa pannakse vangi. Sa võid selle seadusega teha mida iganes. Kui Terviseamet on võimsam kui politsei, siis on ta ka võimsam, kui on näiteks meie Riigikogu. Demokraatlikus riigis on inimesel õigus asjade vastu meelt avaldada ka siis, kui ta neist aru ei saa. Viimase aja protestid on tekitanud palju küsimusi. Kes need ikkagi korraldab? Kust tuleb raha? Ega ometi Kremlist? Mulle ei meeldi paranoia teooriad, aga ka minus tekib segadus, kui ma mõne koroonateemalise Facebooki lõime otsa komistan. Parem juba Venemaa osa kui selline riik, nagu praegu on. Suurema aja olengi elanud Venemaa võimu all. Polnud häda midagi. Mida iganes sulle ka ette ei söödeta meedias, mul sellest täitsa savi. Venemaaga liit on 100 korda parem kui föderaalsus Euroopa Liidus. Sellised postitused toovad mu Eesti protesteerimise ajaloo kõige olulisema osani. Kui tänapäeval on väga lihtne meelt avaldada ja Facebookis Vene võimu taganutta, siis veel aastakümnete eest oli oma meelsuse väljendamine pehmelt öeldes ohtlik. Siiski leidus sügaval Nõukogude okupatsiooni ajal inimesi, kes oma veendumusi ei häbenenud. Nii 40 kirjale alla kirjutanud kui ka MRP AEG liikmed seadsid oma elu ohtu, et nii Helbe Pihlakul kui Ott Tammel oleks täna vabadus oma arvamust avaldada. Isegi kui see arvamus Eestit tagasi Venemaa koosseisu nõuab. Mida kaasaegsed meeleavaldused ühiskondlikult ikkagi tähendavad? Miks nad tekivad? Mis nende tulemusel muutub või ei muutu? Kas moodsaid protesteerijaid juhitakse tõepoolest Kremlist või on Toompeal kogunejate mured ikkagi päris inimeste, päris mured, päris asjade üle? Seda arutame kohe mehega, kes värbab oma sõnutsi erro läinud kaitseväelasi, et luua uus riik. Ehk siis planeerib riigipööret. Kohe saame teada, kui tõsist ohtu ta Eesti põhiseaduslikule korrale kujutab. Ärge kuhugi kaduge.